Kranko Onegin on ballett, mida ei usaldata kõigile truppidele maailmas. Vaadatakse väga hoolega üle trupp, kas meil on olemas Tanja osatäitja, kas meil on olemas Onegini osatäitja, nii edasi, Lenski. Ja kui need ei ole, siis lihtsalt öeldakse, et ei saa seda teha. Me oleme ikkagi väike teater ja milleks nii kuulsale balletile, nagu seda on Kranko Onegin, on vaja nii-öelda CV-listi veel ühte rahvusooperit Estonia. Pigem on see mingi Londoni kuninglik. Aga me jätkasime eestlasliku jonniga. Määratletud on ära kõik materjalid ja praktiliselt kuni poeni välja, et kust kohast me need peame ostma. Ja enamus nii dekoratsiooniga kostüümimaterjalidest saabub meile Inglismaalt. Ja mingeid analooge või mingeid pisut odavamaidki analooge, need on täiesti välistatud. Ma arvan, et ta muutub meie publikule kalliks, sest ta on ääretult lihtne. Ja ma arvan, et Puškini poeem ja Jevgeni Onegin on kõigile niivõrd teada ja tuntud. Seal räägitakse armastusest, mida tänapäeva ühiskonnas on üha vähem ja vähem. Ja seda ilusat, puhast armastust laval näha ja mängida ja tantsida on ääretult suur privileeg. Tšaikovski muusika on geniaalne. Ja ükskõik, mis kastmes seda esitatakse, on ta igal juhul hea. Ja eelkõige me ju tähistame sellel aastal Tšaikovski suurt juubelit. Õiges kohas õigel ajal. В этом балете нет ни одной части из оперы Евгения Онегина Чайковского. В этом есть смысл, и мы видим историю Онегина и Татьяны уже в другом свете, под другую музыку, и это дает нам возможность сравнивать с оперой и уже с тем, что мы уже знали до того, как был поставлен этот балет. Это интересно и, на мой взгляд, удачно скомпонованные части из разных его произведений, из произведений Чайковского. Это интересно пережить, интересный опыт, и этим хочется заниматься. Ta on selles mõttes raske ja huvitav ja võib-olla huvitavam kui ütleme selline numbriballett, nagu isegi Tšaikovski Luikede järv, kus üks variatsioon lõpeb, teine algab ja kooda tuleb. Siin on tõsi ka sellised variatsioonilised elemendid nagu olemas, aga siiski tegu on õhtut läbiva dramaturgiliselt hästi ja õigesti üles ehitatud teosega, nii et tänu sellele dirigenti ülesanne siin ei ole lihtsalt mitte nagu juhatada balletti, vaid vedada sarnaselt ooperile tervet õhtut üles ehitada, leida need kulminatsioonid, leida sellised miinuspunktid, plusspunktid, kõik see kokku ehitada, et selles mõttes ta on nagu huvitavam kui tavaline numbriballett. Kunagi tuli pähe selline lause, ma ei tea, kas see nüüd võib-olla ma homme mõtlen juba teisiti. Aga et see lugu on nagu õnnetu algusega ja tegelikult õnneliku lõpuga mõlema peaosalise jaoks. Aga seda ainult siis, kui me jälgime seda balleti või ka siis ooperi liini, mitte Puškini algteost. Onegin on väga ilus ja väga emotsionaalne ballett. Ja minu jaoks muusika ja koreograafia selles balletis on tõeline balleti poeesia. Ja muidugi see lugu on väga kurb, aga meie elus armastus ja üksindus väga tihti käivad koos ka. Ja Tatjana roll minu jaoks see on suur ja väga huvitav roll. Ja mina olen väga rõõmus ja õnnelik, et mul on võimalus seda tantsida. Ja loodan, et meie Eesti publik armastab seda balletiga.